kas seksuaalsõltuvus, kui te olete seda maininud, kas see on pigem omastatav nähtus, haigus või kas see on üldse haigus ja, või see on see, milles inimesega kaasa sündinud? See on hea küsimus, sest see kui mina sellega tegelema hakkasin, see oli tõenäoliselt kusagil 2000-ndate esimesel kümnendil, siis oli see suur surve, USAs oli ta tõeline äri, seksisõltuvuse ravimine, testid olid, kliinikud olid ja oli suur huvi panna see rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni kirja. See on mitu klassifikatsiooni, nüüd on see RHK 11 on ja seal pikalt arutati selle teema üle ja siiski otsustati, et eraldi seksisõltuvust haigusena kirja ei panda. Et ta läheb lihtsalt siis ka teiste sõltuvustega ühte patta. Nüüd kas ta on omastatav või pärilik, üldiselt see need, kes selle teraapiaga tegelesid, need väitsid, et see on omandatud ja meil taga oli muidugi konks, mis tähendab, et on omandatud, siis me saame teid aidata, tooge oma raha meile, me aitame teid ja võtame selle ära. Aga tegelikkuses, kui reaalselt nende inimestega kokku puutununa, ma ütlen, et neil on tõenäoliselt kalduvus ükskõik millisesse sõltuvusse sattuda. Sest nad üldiselt sõltuvused esinesid ka koos, et patsient, kes tuli seksisõltuvusega, ütles, et tal on ka kasiinosõltuvus. Patsient, kes ütles, et ta käib lennukis õhus lendamas ja seksimas seal, ütles, et tal on ka, tarvitab ka kokaiini. Ja nii edasi, et pigem ütleme niimoodi, et kuskil on mingisugune bioloogiline eelduvus, mingisuguse äärmusesse või sõltuvusse minna. See, milles see väljendub, see on võib-olla juhuse küsimus. Et üks asi pakub naudingut ja ta ei suuda sellest enam lahti öelda või lahti saada. Vaat see on üks selline huvitav asi, et see, et kui inimesel on seksisõltuvus, arvatakse, et tal on tohutud võimed. Ei pruugi tähendada. Ei pruugi olla. Aga milles see sõltuvus, aga kuidas ta siis seda, teatud vormid on väga erinevad, kuidas seda rahuldab või kuidas see väljendub, eks ole? Ta võib ennast näiteks täiesti mingisugune stiimul on, näiteks on stiimul on, et ta peab koosolekul esinema ja see tekitab temas ärevust ja selle ärevuse alandamiseks ta läheb tualetti ja ohjeldamatult masturbeerib, et seda rahuldada ja üldse, kui seda seksisõltuvust rääkida, siis inimestel tekib tunne, et see on midagi sellist, et jube palju toredaid asju. Seksisõltlased on need, kes on hirmus hädas, nad tegelikult ei taha seda, nad tahaks sellest lahti saada. Aga Toivo, sina räägi nüüd ikkagi natuke sellest, mis ka Eestis on nagu teaduses uuritud, teaduslikult uuritud, kuigi Toivo ütles mulle enne seda üritust, et ära siis küsi, sest muidu ma räägin sellest terve õhtu ja kõik publikatsioonid läbi tutvustab meile ja. Ei hirmutas mind, et hakkab küsima ja ma hirmutasin ta sellega, et ma hakkan siis rääkima. Õnneks on tänapäeval teadlaste renomee natuke alla käinud, õnneks, autoriteedina. Jaa, et meid ikkagi huvitab, eks ju, et kuidas eestlasi on uuritud seksi teema, seksi valdkonnas ja teiseks ka, et see partneri leidmise või valimise teema, et see on ka hästi huvitav seda. Neid viimaseid partneri valimise asju ma kahjuks välja ei printinud, et ma olen siin varasemaid asju, et ma üritan neid nii palju siis teile rääkida, et mis nagu huvitav võiks olla, et sellega te olete tõenäoliselt nõus, et põhjusi, miks inimesed seksivad, on väga palju. Ja üldiselt jaotatakse need 4, et on olemas kehalised põhjused, et lihtsalt stressi alandada, siis on olemas mingi eesmärgi saamise põhjused, see on, et näiteks staatus saada või ressurssi saada, et see on näiteks see näide, kus naine ütleb, et kallis mees, ma tahaksin endale kasukat. Ja siis lähme seksime, siis sa saad kasuka, eks. Või siis emotsionaalsed põhjused. Või mees. Kolmas põhjus on siis emotsionaalsed, et tahavad armastust ja seotust. Ja 4. põhjus on ebaturvalisuse vältimiseks on see, kui näiteks
inimene arvab, et kui ma oma partneriga nüüd piisavalt ei seksi, siis ta läheb kusagile mujale ja siis tõmbab partneri nagu piltlikult öeldes ribadeks. Et ta on nii väsinud, et ta ei tahakski kellegi juurde, et need põhjused. Ja nüüd mind huvitas see, et millised need komponendid või millised, seal on alaskaalad ka olemas muide, et ma ei hakka teid sellega piinama, et seal on igalühel on omad komponendid veel allpool. Et millised nendest nagu panustavad siis seksuaalsele rahulolule kõige rohkem, et mis põhjustel olevad inimesed on kõige rohkem rahul ja siis ma leidsin seda uuringus, et seal oli mingi 500 inimest, kes mul osales. Et meestel on see, kui on näiteks kõrge eesmärk ja palju emotsionaalseid vajadusi saab rahuldatud. Aga naistel oli näiteks, et kõrged vajadused ja emotsionaalsed vajadused ja sotsiaalne staatus. Kui saadi sellega, kui naine oli ühesõnaga abielus mingisuguse tähtsa mehega ja oli temaga vahekorras, võt see tõstis naise staatust. Isegi kui ta abielus ei olnud, vaid lihtsalt vahekorras tähtsa mehega. Et see tekitas siis suurt rahulolu. See on hästi primitiivne tulemus, ma ütleks. Aga mehe kohta veel kord palun. Mehel oli eesmärk. Ehk siis. Aga mis eesmärk siis selles suhtes? Noh, staatus, ressursse saada mingisuguseid. Nagu mingi sellise ihaldatava naise kaudu, et kui ta saab ihaldatava naise kätte või? Ressurssi saamise pärast? No seal on palju komponente, et seal kogu see küsimustik on ise mingi 500 erinevat põhjust on olemas. Aga noh, need koonduvad, faktoranalüüsiga koonduvad nagu kokku. Ma võin öelda, mis selle eesmärkide alla kuuluvad, näiteks on resources, social status, sotsiaalne staatus, revenge, kättemaks ja utilitarian. No mida mina veel olen uurinud? No näiteks seksuaalse ihaga eksperimentaalselt manipuleerimine. Et kas on võimalik, et noh, terapeudid tõenäoliselt teevad seda kogu aeg, aga et mulle pakkus just huvi, et selline võimalus on teha nagu inimesed panna kujuteldavatesse sotsiaalsetesse situatsioonidesse, selline harjutus on, et jah, et põhimõtteliselt nad kujutavad ette kõike seda, annad teksti ette ja nad loevad seda teksti ja siis nad kujutavad seda kõike ette. Et kõigepealt enne eksperimenti mõõdad ära nende hetkeolukorra, ütleme 1–10 märka ära, et kui palju sul praegu seksuaalne iha on, siis võtad ka sellise üldise tausta, et kuidas sul üldiselt see tase on. Ja siis annad mingisuguse loo neil lugeda, no tavaline lugu, ma täpselt ei mäleta, kuidas see oli, aga see oli niimoodi, et kujuta ette, et sa lähed kusagile ruumi sisse ja sa näed seal kohutavalt ilusat naist. Tal on puusad sellised ja ta vaatab sulle otsa ja ta naeratab ja siin on pikk jutt, kuidas see kõik, et kui sa hästi seda ette kujutad, siis on. Ja siis nendel, et see eksperiment oleks nagu aus ja usaldusväärne, siis oli ühel grupil, üks grupp sai juhuslikult selle seksuaalse asja, teine grupp sai siis sellise kirjeldus, et sa lähed postkontorisse, näed seal postitöötaja tõstab parasjagu kirja klambreid sinna ja tänne, kogu lugu täpselt sama asi, aga täiesti seksuaalselt neutraalne. Ja siis, kui nad selle manipulatsiooni nagu läbisid, siis ma vaatasin, et mis siis juhtus nendega. Ja tõepoolest, kõik, kes kujutasid seda ette, et noh, mina tegelen keskmistega, eks, keskmine see ihatase tõusis niimoodi lopsti kohe. See oli niivõrd ilmne, et sellise manipulatsiooniga on võimalik inimestel tõsta seda. Ja noh, mida sellest uuringust veel midagi võib öelda, oli see, et üldine see ihatase on näiteks meestel ja naistel erinev. Et meestel on üldine baasihatase kõrgem. See tegelikult ka paljudest erinevatest uuringutest tuleb välja, et keskmiselt on kõrgem. Aga see, mis oli enne seda eksperimenti, vaat seal oli ta täiesti võrdne. Selles mõttes, et ei olnud meeste ja naiste vahel mingit erinevust. Et noh, siin on nii palju nüansse, et ma ütlen, et ma ei hakka neid slaide ja asjadele rääkima, mida ma siis veel on, võiks öelda, et kehakujudega, mis meil 2 aastat tagasi Turus oli see Põhjamaade kliiniliste seksoloogide konverents, seal siis tegin ettekande sellest, et kuidas inimeste enda tajutud nagu keha, kuidas see mõjutab siis seda, kas tal on seksuaalne iha kõrge või madal
mis te ise arvate? see, kuidas ta ennast. jah, kuidas ta enda keha tajub, et kui rahult oma kehaga on, et kas see mõjutab tema seksuaalse ihaduselt? Mõjutab, jah. Mida rohkem enesekindel ja rahul oma kehaga, seda ei aga olegi nii. Huvitaval kombel ei tulnud see välja. Seal oli niimoodi, et see oli piktogrammid, on sellised erineva saledusastmega naised olid siis, kõige saledamast siis sellised üsedama naiseni. Ja siis kõik naisvastajad pidid ära märkima, milline seal pildi peal just nende keha parasjagu on. Milline nad tahaksid, et neil oleks. Ja siis pidid ka ära märkima seda, et mida nende arvates mehed kõige ilusamaks peavad. Et oli niimoodi, eks. Ja siis väga lihtne oli teha niimoodi, võtta see vahe, et mis vahe ideaali ja praeguse vahe oli ja et see on kõige rahul, kellel on väga sarnane, on rahul, kellel ei ole sarnane, et see siis nagu ei ole oma kehaga rahul. Ja meestel oli ka, aga meestel oli 2 komponenti, et teate, meeste keha puhul on niimoodi, et seal on rasvast üksi ei piisa, et meestel on muskulatuur. Ja selguski niimoodi, et meeste rahulolu oma kehaga sõltus väga palju sellest, kuivõrd nagu muskliliseks nad seda pidasid. Kui nad ei pidanud seda, et rasval polnud mingit tähtsust, aga musklitel oli oluline. Ma vaatan, mis siin on. Ma ei saa sellest naist või siis tasust aru, et see seos, et kas kui on naise kehad, et kus see välja tuli, et kui seksuaalsega ta ennast tajub, et kas see... Ja, et kuulame edasi. Okay. Et see jõud peale, ja täitsid ka iha küsimustiku. Okay, et sellega seoses. Et mis ma siin olen kirjutanud, mehed ega naised pole oma kehaga rahul, see oli esimene asi, et see mitte üllatav, et inimesed üldse ei ole oma kehadega rahul. Teiseks oli see, et mis meeste puhul ilmnes, oli see, et mehed tublisti ülehindavad seda, naised kõik pidid vastama ka, et milline nagu vastassuu arvates on ilus see. Et ülehindavad seda, et naised tahavad hirmsasti musklites meest. Ja, mehed arvasid, et naised tahavad väga muslis mehi, aga naised ütlesid, et tegelikult see ei ole üldse nii olnud, sellist statistiliselt oluline vahe nende piltide pealt tuli välja. Tähendab, mis siis on olulisem, kui mehed arvavad, kas staatus või mis asi nagu kehavälised omadused? See on raske öelda, võib-olla hoopis peasised omadused. Et võib-olla, et seda ma muidugi ei uurinud, et mis see võis olla tähtsam, aga konkreetses uuringus ma tahtsin, minu hüpotees oli see. Aga see näitab ka ühte seda müüti, kuidas nagu mehed ja naised nagu ja, neil on täpselt kummalisi ettekujutlusi üks teise kohta, et tegelikult, et peaks selline või selline olema ja tegelikult ei olegi see ei olegi realistlik see ootus või ettekujutus sellest, et. Aga mis naiste kiituseks tuleb öelda, naised arvasid väga täpselt ära sellise saleduse astme, mida mehed nagu kõige paremaks peavad. Et mehed küll enda poolt, nagu mida naised arvavad ilusaks, ei arvanud, aga siis naised arvasid väga ilusti ära. Ühesõnaga, siin on tulemusi on väga palju, siin on tegelikult olid veel ka inimeste väärtused olid juures, et see sõltus ka väga palju sellest, et mis inimesed oma elus oluliseks peavad, eks. Aga et teid sellest kõigest säästa, siis rääkisin lühidalt. Jaa, ei, see oli väga tõesti väga huvitav, et ja ma arvan, et ma ei tea, kas me nendest naiste ja meeste vahelistest erinevust peaksime veel rääkima, sest osaliselt tuli sealt välja just see, et seal on ikka erinevusi, aga samas on ka erandeid, mis muidugi alati nagu siis jällegi ei saa üldistust teha, eks ju, aga selge, et nagu mingisugused müüdid veel on või kas on, kuidas sina, Monika? Või on meil juba täitsa müüdi vaba maailm? Sa mõtled müüte just nagu, et meeste ja naiste nii-öelda stereotüüpiseerivaid müüte, et jälle vist on see koht, et kus mina kuidagi väga palju ei puutu nende nii-öelda müütidest tingitud probleemidega kokku või pigem ma ütleks nii, et need ei ole nagu sellised üleüldised müüdid, vaid need on kuidagi iseendaga seotud ja iseenda paari suhtega seotud sellised
kas siis väärauskumused või arvamused, et mis tulevad just näiteks paariseanssidel välja, et naine arvab, et mu mehele kindlasti see asi meeldib või seda ta minult nüüd kogu aeg ju ootab, et kogu aeg sa ju tahad iga päev minult seksi. Ja siis mees teeb suured silmad, et ei, aga kust sa seda võtad? Miks see on pigem suhtlemise probleem või müüdi. Et oma peas tekivad võib-olla mingisugused uskumused või arvamused just, jälle, et ilmselt see on ka minu töö kuidagi spetsiifika või seotud minu töö kokkupuudetega, et ma nii-öelda ühiskondlikul tasandil ei puutu sellega nii palju vist kokku, millised need sellised müüdid on. See üks küsimus veel sellest võib-olla, mis ka nagu see sama võib-olla see loterii või see müsteerium, et mille poolest siis need inimesed siis, kes tahaksid nagu ja ka seksivad palju, siis erinevad siis nendest, kes siis ei seksi palju, et kas me saame näiteks mingisuguse õnnelikkusega seda võrdlustada või? Mina vist ei julgeks küll tõmmata siin paralleeli, et meil oleks, sa saad kohe kinnitada või ümber lugeda, kas meil on mingid korrelatsioonid, eks ole, et õnnelikkus ja seksuaalne siis aktiivsus või sa mõtled seda, et kui seksuaalselt aktiivne inimene on, et mina isiklikult ei julgeks tõmmata siin seost, ma arvan, et võib-olla see seos on see, et inimene on rahul siis, kui tema nii-öelda seksuaalsed ootused ja reaalsus on vastavuses. Ükskõik millised need ootused ja reaalsus see siis nagu on, et kui me räägime aseksuaalsusest, siis tema võib olla õnnelik üldse mitte seksides. Ja loomulikult on siin, ma arvan, et miljon muud faktorid, mis tegelikult määrab inimese õnnetunde. Minu teadmiste kohaselt näiteks üks faktor on tänutunde tundmise võime siis, et kui inimene suudab tunda tänulikkust erinevate asjade eest, et siis selle osas on näiteks leitud korrelatsioon, aga saad sa... Ma olen sellega täiesti nõus, et see, mis on vähe või mis on palju seksis, et see on väga subjektiivne, et kui inimese enda soov on kord nädalas ja ta sunnitakse 2 korda nädalas vahekorras olema, siis seda on palju ja see teda küll õnnelikumaks ei tee. Aga ma arvan, et jah, et selline seksuaalne rahulolu on kõige rohkem sõltuvuses selles, et kuivõrd optimaalne see seksuaalsuse või seksvahekordade arv on. Kahtlemata on see mingisugune väiksed piirid olemas, et vajadusel võib pingutada, ilma et sellest nagu õnnetunne kaoks. Oota, üks väga huvitav uuring oli selle kohta, just spontaansuse kohta, mis ütles, et kõige rohkem seksuaalselt rahul on need paarid, kes lepivad kokku omavahel vahekordade arvu ja millal see toimub. Täna just tudengitele, magistrantidele loengus rääkisin sellest, et nemad said sellest natuke valesti aru, et ülitundlikud naistest rääkisin seksuaalsusest. Nemad said niimoodi aru, et muidu seks ei ole kokkuleppeline. Aga ma just tahtsin öelda seda, et see kokkulepe peaks tulema nagu toimuma, et millal ta toimub, kui sageli toimub ja millal. Näiteks, et pühapäeva hommikul kell 8 toimub vahekord, mõlemad on sellest ennem nagu varemalt on teada antud ja pühapäeva hommikul kell 8 toimubki vahekord. Ja enam-vähem teada, mis poosides ja see tekitab kõige rohkem rahulolu. Wow. Jah, et see täiesti uuring oli, empiiriline uuring. Et need, kes loodavad sellise spontaansuse peale, esiteks, et 2 inimest spontaanselt omavahel klõpsti satuvad kokku samal ajal, et see on üsna harv juhus, see kindlasti alandab seda. Aga kui sa lepid kokku selle aja, siis sa oled selleks valmis, seks nagu iga hea tegevus nõuab natukene valmisolekut, eks selleks. Kas või näiteks see, et sa eelmisel päeval ei masturbeeri näiteks, see ka võib juhtuda, et ma ei tea, sa tahtsid seksida, aga ma ei teadnud midagi, ma vaatasin ilusaid pilte. Et see, kui ta on omavahel on kokkulepe on olemas, see on kõige suurem rahulolu. Wow. Ma mõtlesin, et see pigem tekitaks kas või stressi, et aeg tuleb või vahepeal rahuliku järgi. See sõltub sellest, et kui meeldib või vastik see tegevus sul on, et no üldiselt meeldame, et kui on partnerid inimesed on koos, abielus näiteks üldse koos, neil ikka teineteisega meeldib koos olla. Kui ühele kohal üldse ei meeldivad, siis on tekib see, et nüüd on juba jama. Aga ta võib näiteks selle teise nimel, on palju inimesi, kes on
on vahekorras sel põhjusel, et teisele inimesele head meelt valmistada, et see neile endale nagu suurt midagi ei pakugi. Ja seetõttu siis toimub see asi, et üks tuleb teisele vastu. Nüüd me saime juba täiesti konkreetse seksinipi, eks ju. Et ma ütlen, et ausalt minu jaoks oli see ka natuke üllatus, aga ma olen sellega muide täitsa nõus, et nii see võib tõesti olla. No kuidas veel võiks nagu julgustada inimesi, siin on me oleme võib-olla juba vähemalt implisiitselt juba rõhutanud seda rääkimist, seda oma soovide ja ootustest rääkimist, aga kuidas veel võiks julgustada inimesi nautima seda oma seksuaalsust? No üks mõte, mis tegelikult siin seoses nende uuringutega läbi käis ka, on see nii-öelda kujutluse või fantaseerimise pool. Et eriti nii-öelda kui on selliste pikaajaliste paarisuhetega tegemist, siis üks murekohtadest on see, et mul on väga hea temaga koos olla, väga turvaline ja kõik nagu sujub hästi, aga seda seksuaalset pinget kuidagi enam ei ole. Ja see on see koht, kus nii-öelda teraapiatöös saab võtta appi, ma ei tea, kas see kujutlus on just kujutlusvõime, fantaasia on kõige õigem termin, aga mõte on selles, et mis pilguga ma oma partnerit vaatan. Ehk me teame, et selline uudsus ja elevus on need, mis on seotud ka kõrgema seksuaalsusega. Ja mulle väga meeldib üks siuke, ma isegi ei mäleta, kust ma seda kuulsin, selline metafoor, et uudsus ei tähenda tingimata nii-öelda uute maastike otsimist, või tuttavate maastike vaatamist uute silmadega või uue pilguga. Et see on see mõte, et ma ei pane seda vastutust partnerile, vaid ka võtan endale, et kuidas ma näen oma partnerit, et kas mul on võimalik teda vaadata natuke teistsuguse pilguga, natuke uudse pilguga, vaadata teda nii-öelda eemalt. Siin oli juttu sellest, et just kui teha see nii-öelda positiivses mõttes see puhastus või minna kuskile algseisundisse tagasi. Ilmselt on ka see üks variant, aga ma mõtlen seda, et inimese seksuaalsus on läbi elu tegelikult väga palju muutuv. Ja ma arvan, et see on väga okei ja normaalne, et ollagi sellest teadlik, et see on muutuv ja et ma ei taha püsida kogu aeg selles samas seisundis, vaid me liigumegi edasi, kas mina üksi või koos partneriga. Et enda selline seksuaalse arengu või arendamise mõttes näiteks see võiks olla üks võtetest, et teadvustada ja teadlikult oma partnerit vaadata teistsuguse pilguga. Jah, väikse flirdiga võib-olla ka. Absoluutselt. Minu meelest oli huvitav, Toivo, ka see, kui sa ütlesid, et tegi see küsimus, et kas seks on inimõigus? See on huvitav lähenemine, et... Kas see on? No mis teie arvate, kas see on inimõigus? Muidugi on. See on kindlasti vabadus. See on inimesi loodud, mees ja naine ja normaalne suhe. Ta on nii orgaanilisem inimeseks olemega seotud. Siin tekib, kas ta on nüüd see vabadus või vabandus, eks ta on mõlemat. No ikka. Aga kui see on inimõigus, siis tähendab seda, et inimesel on õigus ja et inimesel on siis õigus ka oma õiguste eest seista ja siis see läheb võib-olla juba keeruliseks veel. Et inimõiguse koha pealt jah, et tegelikult see asi on tõesti nagu reaalseid tegevusi on tehtud selleks, et näiteks Hollandis puuetega inimestele garanteeritakse seksuaalne rahuldus, on olemas spetsiaalsed sellised seksuaalterapeudid ja ka seal turukonverentsil käis meil esinemas üks selline endine prostituut, kes oli saanud seksuaalterapeudi hariduse ja siis tema oli see surrogaatpartner või seda nimetatakse natuke peenemalt osalusterapeut või kuidagi taolist. Hiljem me saime kusagil seal kohvikus saime kokku ja tal oli abikaasa oli ka kaasas ja siis ma küsisin mehe käest, et mis tunne sul siis on, et kui niimoodi naine käib teiste meeste või paaride juures ja aga mees oli väga selline toetav ja ütles, et mu meelest jube kihvt, et ikka varem kui enne, kui ta prostituut oli. Et ta vahepeal oli muutunud oli see, et ta oli nagu hariduse saanud, eks. No jaa. Aga jah, tegelikult jättis see asi ikkagi natukene kurva mulje, et ma ei mäleta, mis asi see oli, aga ma midagi küsisin ja ta oli kuidagi niimoodi selline üksiku ja sellise kurva mulje jättis, et minu meelest tal ei olnud ikka võrgustikku ei olnud taga, et seksuaaltöö ja paaritöö on ikka niimoodi, et see peab olema mingi tugi peab olema taga,
et ma tekkis tunne küll, et vahepeal ta ilmselt ikka kahtleb, et kas see asi on selline hea asi, nagu ta teeb või ei ole, et. aga noh, ma ei tea, et võib-olla teistel sellistel terapeutidel on nagu rohkem särtsu ja indu. nii, aga nüüd veel, kui korraks lähme siis Eesti konteksti tagasi, siis ma eile käisin vaatamas väga toredat filmi, mille nimi siis on Asjad, millest me ei räägi. No ja seal just tulevad ka väga ilusti välja, kuigi ta on fiktiivne film, tulevad väga ilusti välja ka see, et miks inimesed peaksid seksist rääkima ja mis asju võib tulla ette, kui siis seksist ei räägita või kui need soovid või ootused ei ühine ja ikkagi lõpuks 5 paari puhul näidatakse just seda, et tegelikult räägime, et see on üks väga hea algus juba rääkimine. Ja need on need üldse printsiibil ikka sama muidugi tuleb rääkida, rohkem rääkida ja. Jah, rääkida ja nautida. Nii et ma soovitan teile väga ilusat õhtu jätku ja aitäh, et tulite siia ja jagasite. Ja aitäh eriti Monika Vändra ja Toivo Aru. Suur tänu! Tänud teile!